kui ägeda sõbrapäeva kingituse sa saad kokku panna, kui sul on vaid 5 eurot kulutamiseks. Aga mis siis? Kui 50 eurot. Või hoopis 500 eurot. Just tänases videos me hakkame väga ebavõrdsete tingimustega kokku panema ideaalset sõbrapäeva kinki. Siin on 3. Kuna me tegime liiga hea kingituse. Ma saan jalamassaaži ja viskit. Kõike seda selleks, et näha, kas rohkem raha võrdub paremini veedetud ajaga. Me oleme tulnud siia Rocca al Mare keskusesse tegema sõbrapäeva shoppingut. Meil on siin 3 sõprustuuot, mille on siis Kris ja Artjom. Sisuloojate tuleproovi saatejuht Sydney ning võitja Steven. Let's go, let's go. Ning meie gossipist. Ja nüüd saab iga tiim endale valida ühe rahasumma ning teise tiimi, kellele nad hakkavad kingitust tegema. Äkki Millennials tahate esimesena valida? Sul on hea käsi, Kris. Võta see rahasumma. Nüüd valite, mis summa eest te teete kingituse. Võta sina, võta selle. Nii. Sealt võtad. Ma tean, see on hea, ma tean, see on hea. Ei ole. Mida me teeme sellega? Oh my god, ei, meil tuleb lõbus päev. Nüüd poisid teavad, mis raha eest nad teevad kingituse, aga kellele? See nüüd selgub kohe pea. Ei tea. Noh, TV-staarid. Tahate valida rahasummat või inimest? Nii, rahasumma, okei. Kuule, siin on 2 sotti on mitu tükki. Kõik on nii hästi, kõik on ideaalne. Ütleme niimoodi, et meil on ka väga head käed. Olgu, aga Mihkel, avame ka enda omad. Vaatame, mis rahasummast me teeme. Okei. Ja nüüd kellele me teeme? Nüüd on teada, et meile. Nii, igal paaril nüüd teada, kellele kingitus tehakse ning mis rahasumma eest. Nii et aega on meil kõigil 2 tundi. Kohtume varsti isumas. Oota, proovime nii kiiresti, kui saab. Kaamera läheb ühmale. Okei, lähme gold time'i. Oota, päriselt või? Kohe 5 sotti seal laiaks. Nii, me teeme siis põhimõtteliselt kingitust Millenselsile ja 50 euro eest. 50 euro eest me saame umbes, siuke 90 liitrit piima. Siis nad saavad sisuma ja vanni võtta. Ega see on piima raiskamine ju. Ma tahaks nagu kingida midagi, mida nad päris ka kasutavad, mitte ei ole lihtsalt mingi suvaline mant, vaata. Tiger. Lähme tšekkame Tigerisse, siin on alati head ideed. Mul oli plaan, et kui me saame Millennialsi, et ma viskan nad jääauku või võtta midagi. Sa viskad nad jääauku? Me peame viskama nad konkreetselt jääauku. Aga vaata, gossipid, need on ju iga päev käivad seal. Nad hea meelega visatakse jääauku. Tahaks neile ikkagi midagi uut ja unikaalset teha, vaata. Mul oli, istume siia korra, üks lemmik YouTuber tegi oma lastele jõulukingituseks kupongid. Niimoodi, et iga kupongi peal oli eraldi mingi tiinsujäätist sööma ja siis ta tütar saab nagu emale kupongi mingid 15 minutit aega emaga ja see pidi olema nagu mega suur hitt nende majas. Äkki me meisterdame mingid kupongid, et nagu mõlemal, et Maia saab anda Mihklile näiteks, et 15 minutit mingi kadlimist või mis see maksab, paber, pliiats ja... Meil läheb raha üle, huvitav, mis me sellega. Äkki teeme mingid väiksed mingid kingid ka neile. Kas läheme äkki Tigerisse või? Kõik odavam. Sinna. I know the way. Kuigi Pepko on ka väga odav too. On küll ja isegi, et võib-olla odavam. Võib-olla isegi tõesti. Nagu näete, siis siin on kõik sõbrapäeva theme. Aga mis sa arvad, Maia, kui selles mõttes meil on sõbrapäev, kingime midagi nagu rohkem nagu Valentiinist? Ei, no igal proul on bromance. Ma arvan ka. Vastan mõne mingi sotti ees kõrvarõngad. Oota, aga Stevenil pole kõrvarõnga auku ju. Mõtleme. Ma saan aru, kui... Mitte keegi ei ütleks ära, kui ta saab blingi. Ei, lähme ära siit. Kuule, tule nüüd. Ära filmi teda, lähme. Ei, ma jätan meelde midagi siit. Ära filmi teda, lähme ära. Ja anna siia Rooniks ostame teile mingi rösteri. Rösteri? Aga miks mitte? Sydney on vegan, ta saab saia siia. Siin on eur. Ja vaata, kui palju värve me saame erinevaid teha. Ja mingid ilusad paberid. Oota, aga äkki mingi vaata... Oi, need on juba kilesed. Aga äkki Tigeris on mingi juba sõbrapäeva teemalist mingit värki. Tere! 3 kuponge. See on küll vahva. Mis sellega saab siis üldse? 3 kuud tasuta. 3 kuud tasuta.
ei, väga hea, mul hakkaski otsa samased öeldes. Väga hea. Kuule, aga anna moneetiga kaasa meile. Meil on suur huimik raha. Meil on 5 sotti. Ja me võiks teha mingi laheda elamuse neile, aga vinkaga. Me võiksime panna mingi elamuse ja siis võtta raha eest ka mingid nagu asju, mida nad vaja on. Meil on 5 sotti. Meil on reaalselt meil liiga palju raha. Me võiks osta neile nagu mingid nagu asju, mida nad tahaksid. Kas me teeme neile date'i nagu kohtingu või me teeme neile nagu toreda sõbraürituse? Ja ma arvan, et neile meeliks tore sõbraüritus rohkem. Aga see oleks ka päris naljakas. Nagu me ütleme, et see on selline mega äge sõprade üritus, aga tegelikult on mega romantiline date. See oleks päris naljakas. Aroomispree. Brother, aroomispreid näkku. See on see, millega sa vetsu paned, et sul oleks vähem haisev. Musu, vabandust, musu. Lähme nüüd teeme poistele kingitust. Me peame idee välja mõtlema. Jaa, lähme istume kuskile. Äkki siis me peaks ostma mingi ümbriku ka. Jaa, siit alla. Oota, meil tegelikult me võime raha säästa. Mul on ümbrik olemas. On jaa. Väga crazy. Ümbrikud olemas, markerid olemas. Me oleme alles jõuri kulutanud. Uskumata. Suusatama viime nad. Sa suusad osta või? Palju suusad maksavad? Räigelt. Kuule mees, aga see on idee. Aga suusad osta on waste of money. Oleme ausad, nad ühe korra teevad selles, nad rohkem kasuta. Aga äkki me saame mõtted jooksma, kui me käime selles kingitus selles ja vaatame vaatame, mis seal spikerdame. See on nii raske, see on reaalselt nii raske mõelda kingitust. Ma arvan, et me neile asja ei peaks kinkima, sest et neil on, ma arvan, endal ka raha, et 50 € endale mingisugune ese osta. Me peame osta mingid ägeda kogemuse, mingi sellise, mis me ostame mingid asjad, me paneme kokku neile mingi mega ägeda kogemuse peale, mida nad on nagu, wow. Vaata, konkurendid tulevad. 5 eurosed luuserid. Lähe Tigerisse. Kuule, siin on soodukad. Vaata mingid kleepsukesed. Ja need on ainult 1 euro. Jaa, kas me võtame või? Ja. Tavai. Näe, ongi. Aga siin ongi full nagu set, vaata. Redeem on. See on meile kõik ette tehtud. Me ei pea ise mitte midagi tegema. One breakfast in bed. Kuule, aga need on, siin saab vaata ise ka juurde panna. Kuule, see on jumala hea set. See on ju 1,40. Meil jääb raha ülegi veel. Tere. Ma kuulsin neid. Nad tulevad. Kuidas teil läheb? Kuule, kus kingitus.ee pood on? Seal, väga hea. Väga raskelt läheb. Teete meile. Me näitame kingitused kõik siin. No kuidas teil läheb? Meil läheb ülihästi. Saad aru, meil on mega hästi. Meil on nagu kõik, Mis te peidate seal? kõik planeedid on meie jaoks paigas olnud. Nii tore teid siin kauplused näha. Abi! Tere! Kas te olete juba Go3-ga liitunud, et hetkel on Go3-s väga kampaania käimas, uus saade, seriaal, sari või... Vaata, see oli see. Loeme võrra, mis siin on. Me peame mõtlema, Mootorsaani sõidu lühikursus. Kusjuures mulle väga meeldib see mootorsaani sõidu Jaa, aga loeme ülejäänud Me võime ju mitu tükki ka võtta. Võimegi. Aga kas me tohime neile nagu mingit romantilist asja teha? Või tohi? Ma ei tea, see on nagu veider veits. Romantilist pigem mitte, jah. Aga nagu kui nad lähevad spaasse, siis kas see on okei minna spaasse sõbraga või? Jaa, on küll. Mõtle, kui me ostaksime 50 € eest nagu mingi 10 000 tükilise pusle, mille nad peavad ühe korra kokku panema. Kas need on ka pusled või? Need on ka pusled. See on äge ju. See on räigelt äge. Ma ei tea, kas neile meeldiks vaata. Ja ma ei tea, nagu kui on käsid. Aga Riis kunagi tahtis skateriks saada. Rulad! Kas me saaks rulad? Okei, nii, lähme lilla poodi. Tere! Mul on süke veider küsimus, et kas 1,45 eest saaks ühe lille? Niiväikust maailma kõige väiksema 2,50. 2,50. Aga äkki me ostame värvilist paberit ja teeme neile ise roosi? Jaa, aga lähme Prismasse siis, jah? Lähme Prismasse, jah. See on ikka hea skoor. Jaa, täiega. Kuule, meil on praktiliselt valmis siin asjad ju. Kuuled, No. mulle praegu soovitati, et see on soodukaga ka. Nad saaks spaasse minna, see on ainult 89 € ja nad saavad veel mõlemad massaažid ka. Lähevad saanidega sõitma ja siis lähevad massaaži ja värki ka veel. Okei. Ja siis ülejäänud asjad teeme lolli challenge asjad, mis nad peavad veel ära tegema. Okei, ülejäänud tuleb lihtsalt full käru neile. Kiloporgandid ja... Aga see ongi meie algne plaan, me teeme pool hea ja pool läheb täitsa lappesse. Okei. Okei, kõlab hästi või? No võtame ära. 300 € eest ei keera käru neile. Keerame.
aga kus me saaks rula? Aga samas rulaga praegu sõita oleks raske. Aga nagu, see oleks asi, mis meeldiks neile. See on tegelikult väga hea mõte. Me anname neile, alustame nendele uut hobi. Jah. Prismas võib ka olla. Prismas on tavaliselt siuksed nagu... Prismas saab igasuguseid huvitavaid asju ja need tavaliselt on odavamad ka. Ja selles mõttes, kui sa oled algaja rulataja, siis sul ei ole vaja mingid mega meister super hüper rula. Jep. Siin on mingid vihikud. Issand jumal, 7,50. Oota, aga näe, 99 senti. Väga hea, võime sulle osta. Ja siis meil jääb veel raha üle. 5 euro eest saab ikka nii palju. Meil jääb 46 senti üle. Mida saab 46 sendi eest? Üks maasikas müüakse lahti seda. Ei müüda. Ja, maasikas oleks muidu romantiline. Ja. Kas sina oled romantik? Ei ole väga. Ei ole või? Ja kindlasti mitte nagu kuskil tänava peal teiste nähas. Okei, Aga sina? Mina on täitsa vastupidi, mul nagu meeldib täitsa all out minna ja ikka planeerida paar kuud ette mingit teemas. Lisaks laiale poevalikule on Rokas käimas terve veebruari vältel suur sõbrakuu. Näiteks 14–15 veebruar on terve see ala siin täis õpilasfirmasid, üle 100 õpilasfirma nii Eestist kui ka välismaalt. Sellel samal õpilasfirma laadal tegelikult käisime ka meie omal ajal oma asju müümas ning see mega hea koht, kus leida unikaalseid kingitusi. Sõbrapäevaks. Ning samuti toimub 21. veebruaril vahva üritus Sõprade häng, kus esineb muidugi aasta naisartist Ann Marlen. Show teeb teaduslabor, saab meisterdada ning lisaks oleme natukest aega ka meie Maiaga kohal, kus paneme Kahootiga proovile teie teadmised just selle sama video osas, mida te praegu vaatate. Ja see, kes meie sõbrapäeva videot kõige paremini teab, saab auhinnaks 50 eurot Rocca al Mare krediiti. Seega tule Rocca al Maresse sõbrapäeva shoppingut tegema ning lähme videosse tagasi. Nüüd 3 soti eest. Kuna meil on võetud elamus ära. Ehk siis nüüd me võime lihtsalt võtta asju, mis me tahame. Porgandi koorimise söömise challenge. Igal ühele 5 porgandit ja challenge on selline, kes enne ära koorib ja ära sööb need porgandid, see saab see auhinna. Mihkel Rooli kelk. Et lähevad kelgutama. Äge kelk. See tõuks on nii äge, aga see on 80 eurot. Oleks küll, jah. Mingi selline suur kelk, mõtle. Siia nad mahuvad 2 sisse. Oh my god, no key ju. See oleks päris äge ju. Aga no kelgutamine on... Mul oleks kelku vaja küll. Mulle võib kelgu kinkida. Ei, kelku me ei võta kindlasti. PlayStation, see handheld on 249 eurot. Päriselt või? Jah. Kas selle on ekraaniga või? On ja saab mängida seal mänge. Tere, vabandust. Kas see on päris konsool? Aga see on lisaseade või? Ai. Aga kas teil on midagi 3 soti lähedal mingit konsooli? Ei ole midagi või? Mida me otsime neile? 46 sendi eest. Äkki pulgakomm? Jaa, pulgakomm küll ja muumipulgakomm. Äkki nad saavad kuidagi vaata date nightil saavad seal pulgakommi süüa. Kommid, maiustused. 30 senti ja midagi. Meil jääb veel raha üle. Aga meil võiks nagu 2 olla. Ja no 2 tükki oleks 56 senti, meil jääb 10 senti siit puudu. Kuule, tead, kuidas me saaks 10 senti või? Ma lähen viin ühe Taara pudeli ära. Sul on või? Ma leian prügikast siis. No me otsime siis. Kuule! Matkaasjad. Ei, igal mehel peab olema oma tööriistakomplekt. Sest Krisil ei ole tööriistakomplekti, kas sa arvad, et Artjomil ei ole või? Aga võib-olla Artjomil on, jah. Ma mõtlen ka, et kuna tal on naine, siis arvatavasti tal on tööriistakomplekt ka. Aga muidu tööriistakomplekt on küll hea, kui sa teed ühel inimesele, aga praegu, kui nad peaks jagama, siis võib-olla veits kehva. Jah. Oleks kunagi ajad nüüd 5 sotti kellegi laiaks teha, nii raske. Riil, siin on ainult suusakepid. Meil on üks pudel olemas. Ma korraks vaatan siia prügikasti. Siin ei ole. Kehvasti. Ja nüüd me siis niimoodi täiskasvanud inimesed käivegi neid prügikasti siin kaubanduskeskuses läbi, et... Siin on 3 purki lausa. Opa, kuule, me saame nii palju raha juurde. Ma teen seda siis, kui noored ära lähevad. Kuule, äkki mingisugune camping gear, et nad lähevad koos lõket tegema metsa. See oleks ju mega nunno. Teeme neile outdoor boys experience. Mida siis läheks vaja? No,
Vaata, kingime neile mõlemale need asjad. See on väga. Mulle sõber kinkis kunagi siukse, kus on kahvel, nuga ja igast tööriistad ja ma olen seda aastaid kasutanud. Aga kas Kris ja Artjomil, kas neil läheks vaja? Samas, et käivad päris tihti vaata filmimas. Roadtripimas. See on sul kogu aeg autos olemas, jumala hea. Okei, olgu. Juuksis. Lego. Mingi 3-sotane Lego. Yeah. 229 euri. Mis sa leidsid? Harry Potter Hogwarts. Aga ma ei tea, kas Lego on nii haip. Võime ta jätame nagu mõttesse. Okei, jätame ta praegu. Meil on missioon tekitada neile head meeleolu. Mis tänapäeval meeleolu rikub? Raha. Scrollimine. Ekraanides istumine. Ja see on see, kuidas me saaks nad ekraanidest eemale. Ja see on sõnum, kogu videosõnum, et tulge ekraanidest välja. Veel või? Telukooned. Äkki keegi ostab ära. Okei. Taarapunkt. Me kõnnime teistest mööda, meil on mingi pudelid ja purgid käes. Mitu senti? 46, me saame 40 senti siit juurde. Meil on 86 senti. 86 senti. Poodi ots. Sa tahaks ühe poti, kus sa saad küpsetada, mingi suppi. Võtame ühe purgisuppi, sest seda on mega mõnus teha ju. Väga hea, kuule, see on perfektne ju. Ideaalne. Sest et see ongi nüüd see, et nad võtavadki sõpradena aja ja lähevad metsa. Ja Artjomiga ta võib-olla ei olegi metsas käinud veel ju. Jah, lõkkepott, see on äge. Vaata sa nagu... Lõkkepott. Siin sa saad vaata, teed suppi, 20 €. Kuule, tegelikult vaata, mõlemad saavad süüa ja siis pott on ka olemas. Hakkab looma. Me käime klikist läbi siis. Joh, ei tii, küll see on raske. Boombox. Mine pekki. Ei vä? 299,99. Me pane raha. Ja 10 € porgandeid. Okei, Lego, Boombox. Me ei peame unustada, meil on siin Lenovo ThinkPad. Meil on teile Ja, aga see oleks veits troll ka. No ütleme, kui sina tuleksid mulle sellega, siis ma oleks nagu aga ma nagu, see olekski kõik. Reaalselt, kui sa kingiks mulle sellise, see oleks lihtsalt nagu, see oli lihtsalt troll ja siis ma oleks nagu, ma ei avaks seda pakkigi. Keegi hääletage minu poolt, see on nii hea king praegust. Rahka mees. Robot tolmuimeja. No nii. Nii, ükki. Maia, Mihkel, olge valmis. 40 senti. Oleme rikkad. Oleme täiega rikkad. Annet. Ei anneta. Mitte täna. Aga muidu tavaliselt ma kunagi olen annetanud. Kunagi olen. Mina annetan igakuiselt. Igakuiselt, jah. Sul on mingi püsiannetus või? Jep. Okei. Vaata, mina kingin oma sõpradele annetusi. Näiteks Maial oli just sünnipäev, on ju. Ma tegin tema nimele lastehaigla fondi 25 €. Kui tore. Jaa. Päästid ennast praegu. Mingi huvitavaid komme võiks võtta. Vaata, Krisile meeldivad mingid huvitavad hakkpud kommid ja ma arvan, et Artjomile ka. Reaalselt ma olen nii õnnelik, vahepeal ma olin jumala allammas, et mis me kingime neile mingisuguse maali või talismani, aga reaalselt me saame neile kinkida matkakogemuse. Ja kuule, Rocca al Mares on ju väga palju kui mingi siukseid nagu fancysid toidu nagu poode, kus me saame mingi maitseelamusi vaata. Robot tolmuimeja. Aga see on Xiaomi ema, sa kuulab peal sind. Vahet ei ole ju, ongi lõbus, saad rääkida kellegagi Hiinas. See teeb sul toa puhtaks. Sa ei pea tolmu enam imema. Me pidime tegema ülejäänud rahaga troll. Me ei tee, come on, 3 sotist trolli, see on kahju ju. Kuidas me lahendame alati millennialsi erimeelsused? Päriselt, läppar või tolmuimeja? Jah, nii. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. 3 tükki või? Esimene 3-ni siis, jah. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Viimane loeb mees. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Yes! Tegema trollasin ma selle poolt. Ära anda! Ei tegelikult ka. Aga siin neid tšupa-tšupse, mingit roosat ja õuna. Nad on ju healthy'd.
Jaa, nad on väga äkki altid. Mihkel sööb õuna? Ei, ta kindlalt sööb õuna. Ta sööb kogu aeg õuna. Kas me nüüd lähme istume kuskile rahulikku kohta maha ja hakkame meisterdama? Jaa, ja ma tean, kus on rahulik koht. Siin on puhkeala. Puhkeala, me Jaa. lähme puhkealale. aga see on mingi huvitavad, vaata, me ei pea võtma tavalist, siin on ka mingi taipärane karri. Me võime võtta mingi, vaata, chili bean soup. kodune seljanka, kõige lihtsam. Ma võtaksin hernesuppe. Meil on alles veel 11 eurot ja 57 senti. Võtame siia mingi leiva kõrvale. Võtame juustukuklid. Okei, ma vanasti seda väike poeg. milline, ütle mulle, kas must või valge? ei, must on parem, sest ta ei lähe mustaks. Ta on juba must. härra teate, kui te oleksite mu sõber ja ma kingiksin teile kas üllatusena robot-tolmuimeja või laptopi, kumb oleks ägedam? Laptop 200 eurine laptop, räägime sellest ka. Jaa, 1,5. Ma räägin sulle. Kuule, aga tiku tasemel, vaata, siin on need siuksed ägedad. Ta on tõesti äge. Ma arvan, et nüüd tuleb väga tore, väike käpi. Mul on Rocca-Mare kintikott. Mis meie gameplan on? Okei. Oota, me pidime roosi ise tegema või? Jah, sina pidid tegema. See on nii äge asi tegelikult. See on tore, jah. See väärtustab rohkem seda, et ongi mingid tähtpäevad ja sünnipäevad ja jõulud ja kõik see muidu muudkui osta, täiesti kapitalism. Aga see väärtustab aega. Ma ei tea, mis siia kupongile kirjutada. Mis oleks nagu lihtne, ei võta tükki küljest ära, aga samas tore. Minu meelest võiks olla nagu romantiline niisugune vanniteit, vaata. Koos vanni. Koos vann. Kas see on veider, kui meie teeme sellele? Ei ole. Ja filmiga. Siin on kissing. Kissing? Ja kupong. Nüüd hakkame ila panema. Ühesõnaga võtame ära. Ma lähen Gold Time'i. Ma korra vaatan fotopoint huvi pärast. Mis ta jälle kokku keeras? Ma ei tea palju asju, aga kui ma midagi tean, siis see on snäkid. Üks pood ja mulle eriti jäänud silma. 54 gourmet, kus on siis juust, kingid ja šokolaad. See peab olema nagu siuke lõkkesnäkk. Lõkkesnäkk, ta võib olla ka fancy lõkkesnäkk selles mõttes. Aga vaata, mingised pallikesed on ju ka nii nunnud. Minu meelest see on nii basic. Vähemalt mulle on päris palju. Mustsüstrad valges jogurdi šokolaadis. No kas ei kõla nagu imeliselt? Aga see on minu meelest basic. Kuule, ma ei tea, kas ma selle origamiga ikka saan hakkama. Aga teeme teistpidi äkki siis. Okei, pooleks ja pooleks. Closing the argument. Päris hea asi. One food drop, one served G&T. Mis asi on G&T? Gin tonic. Võib-olla siis neile siis viskit. Mihkel saab food dropi ja viskit. Maia teeb. Ja elu ikka Mihklil. Today you'll call me Cinef all day. Okay. Mis teema sul nende ehete poodidega on, ma ei saa aru. Kui on raha, miks mitte? Kuule, aga äkki hoopis nominationi see asi, see on see käevõru. See tõenäoliselt hea mõte, see mulle meeldib. Ma olen sellega nõus. See on lõpuks üks normaalne mõte täna. Kuule, et mul üks mõte, sul üks mõte, 2 mõtet. Ja kokku tuli üks väga hea mõte. Jah. Vaata, kui äge käsitud tiramisu, pistaats ja vaarika. Võtame. Davai. One public love declaration on crazy. Mida sina tahad, et sulle tehakse midagi romantilist? Süüa tehaks. Oh my god, koristab. Kirjuta siia, et täna koristad sina. Vabastus koristamisest. Ja siis, kui läheb koristamiseks, siis see üks annab lihtsalt, ei, täna ei tee. Siin on üks on kaamera. Like on ka iseenesest hea ju. Thumbs up ja kaamera. Steven kogub like ja siin on kaamera. näiteks. See on väga hea mõte. Pling. Shopping võtab ikka läbi, ei nii? Võtab läbi, noh. See on hea teha, see mitte oma raha eest. Kositi raha eest. Torm kinkis mulle sama brändi nagu mingid komme sünnipäevaks. Sünnipäevapaki sees olid neid ka ja need olid mega head. Kuule, vaata, siin on mingi vürtsikas. See näeb näästi välja. Ei, aga see on nii huvitav ju. Oota, aga me võime ühe selle võtta, see on mingi vürtsikas snäkk, 80 senti. Võtame ühe selle lihtsalt. Ma arvan, ma olen välja valinud. Need kõik on Maia omad. Need on Mihkli. Ma tahan, et
Maia saaks ikka love letterit ja dinner of my choice, breakfast in bed. Ma arvan, et meil on nagu siuke kõige intiimsem ja siuke nagu personaalsem kingitus. Ja, mina arvan ka. Läbimõeldud ja armas. Challenge on järgmine. Igaüks saab 3 porgandit, enam-vähem sama suurt. Nii. Ja kes enne ära koorib ja need ka ära sööb, saab selle robottolmuime. Aga võta siis nagu mitte kõige suurem, seda nagu Pirošara seda võta. See. See on jumala äge tundub ju, vaata. Meil on nüüd järel 1,39 ja see maksab 1,40. Vabandust, kas juhuslikult oleks võimalik 1 sent soodustust teha, kui me ostame kõik need asjad? Oleks võimalik? Yes! Super! No ma arvan, nad on väga rahul. Need on minu ilusad roosid. Noh, üks ühele ja teine teisele ja... Väga ilusad. Vau, kui ilusad lilled ja ümbrikud ja... See on full on kingitus nagu tegelikult. See on täitsa päris asi nagu. Kellel iganes on budget ja sõbrapäev on tulemas, siis ma arvan, meil on kõige parem. Nii, saime kõik. Mina arvan ka nii. Opaški ja need jäävad ka neile. See on ka veel ekstra kingitus neile. Super, saad koorimisnoad ka endale. Ma arvan, et meil on purgis. Nii, me oleme jõudnud nüüd koju, kõigil on shoppingud tehtud. Kuidas läks? Jah. Üli hästi. Mega hästi. Ma arvan, meil oleks kõige parem. Uskumatult hästi. Ma arvan, et me võitsime selle challenge'i. See on võimatu, sest meil oli nii palju raha, et keegi ületab. Siin me näitamegi, et raha ei ole kõige tähtsam asi elus. Elus on ka muid asju. Ei, aga selles mõttes tegelikult me näeme tänases videos, et kas nagu suurem raha eest ostetud kingitus võrdub paremini veetud aega. Kindlasti. 100%. 100%. Ei vaidle ka. Okei, aga alustame siis kõige väiksemast summast. 5 eurot. Kes tegi 5 eurot? Meie. Kus meil on see? Sinu juures. Ja kellele te tegite? Meie kingitus on Cozy! Yes! Aga meil on väga tore kingitus. Ärge vaadake. Pange silmad kinni. Võta see. Võta selle. Pole vahet. Raha pole üldse oluline meie kapitalistlikus maailmas. Te võite nüüd silmad lahti teha. Head sõbrapäeva. Nii, head sõbrapäeva. Näete, roos ja õunamaitsimine. Ise tegite roosid või? Jaa. Kas ei ole aru saada? Tõesti Meil sai natukene see raha otsa. 20 senti jäi meil puudu. Nii et me käisime Rocca al Mare prügikastides ja korjasime taarat ja viisime need taarapunkti ja saime natukene. Minu poolt aplaus reaalselt. Ilus tegu. Siin sees on teile mõlemale siis erinevad ajaveetmiskupongid. Te võite lahti teha ja vaadata, mis seal siis on. Nii, cheers. Go 3 kuud tasuta pakett, et te saate teha Go 3 and chill, vaata. Kus te need saite? Meil on plaagid. Saate tasuta või? See on siuke tore asi, et te saate üksteisele kuponge esitada. Et siin on näiteks siuke, et ei pea koristama ja siis sa saad teisele anda, et enam ei korista. Siin on nagu ühiseid tegevusi. Et saab näiteks, et topad teisele õhtusöögi. Mihklil on näiteks, et tema saab 2 tundi poistega CS-i mängida ilma mingisuguse segamiseta. Aga mis mul see kuldne huvitav on? Oi, ma ei mäleta. Pead kraapima. Okei, kui äge. Lihtsalt orjastasite meid üksteist jaoks. See on tore. Kas koos aja veetmine on orjastamine? Kas sinul Maiaga aja veetmine on orjus? See on üks ei ole Maiaga. Aitäh. Head sõbrapäeva. Need on nii ormsad, mulle täiega meeldivad need. 50 euro eest tegime siis mina ja Mihkel kingituse. Teate, ma pikalt mõtlesin, mida ma teen teile. Ja me olime pahuksis, aga siis meil tuli imeline idee. Imeline idee. Siin on koordinaadid sees. Kuhu te peate minema seda asja tegema? Nagu Google Mapsist peame leidma. Jaa, Google Mapsi koordinaadid. Kui te lähete sinna, siis teil on olemas selline asi nagu pott. Ja pannitaldrik. Ja on ka üks lusika kahvinoa komplekt. Lusika kahvinoa komplekt.
ja kuna neid on 2, siis on teine lusika kahvlinahakomplekt. mingi metsa, vaata 50 tunniks välja ei saa. Kas me läheme metsa või? Mida ma teen sellega? minul üks sõber kinkis sellise ja need on ülihea autos hoida. Sa saad kõike süüa. Sest kuna te teete nii palju... Mul autot! Aga see kõik on teil praegu üks kogemus, mida kogemus. Kogemus, poti kogemus. Üks sopp. Kuna me tegime liiga hea kingituse nagu. Ma ütlesin sulle! Ma oleks peale rohkem ma vaatan selle otsa, ma nagu vaataks peeglisse praegu. Ma on täpselt sama näoilme nagu. Aga midagi head ka. Siin on teil kaasamõtlemiseks lisaks supile. Väike dessert või? Leidsime Candy Popist erinevaid väga huvitavaid asju, mida siis testida. Lõpuks ometi. Midagigi. Ja kogemus on see, et koordinaadid siis juhatavad teid ühe RNK platsi juurde, kus te teete lõkke ja teete suppi ja maitsete komme. Aitäh! Aitäh! Sõbrad. Isegi kalli ei tee või? Ei, muidu sa näe kingitus, aga ma ei viitsi küll metsa. Lõket. Minna süüa herne suppi metsa. Ma ei ole kurat noorkotka laagris. Ei, aitäh. Ei, aitäh on õigest öeldud. Ei, aitäh. Ei, aitäh. Oi, kuidas see... Ma juba teen aplausi. Suur aitäh. Vaadates, mis meile tehti, siit läheb kindlasti pool taskusse. Brother, me saime tehniliselt paberilipakud ja pulgakommi. Tänulikkus kus? Me saime lihtsalt paberilipikud ja Me saime pulgakommi. kurat kahvlit. Mul on olemas kahvlit. Törtilt. Juba kurat kahvliga teed. Meie teeme kinki TV-staaridele. Mida? Oh my god! Let's go! Ma ei uskunud seda praegu. Siin on tegelikult päris palju asju. Mina ei tahtnud teile neid asju siin võtta, aga Artjom, hea südamega inimene, nagu teeme neile seda siiski. Te saate minna kahekesi mootorsaani sõidule pooleks tunniks. Ma olen elus kogu aeg tahtnud sellega sõita. See tundub nii fun. See on tõesti, ma ise ka tahaks minna, see on nii sikk. Me saadame teid soojade hetkede aega nautima kahekesi Meriton spaasse. Ööbida ei saa, aga teil on massaaž ja mingit riietust. Ei, riietust ei ole. Aga sellel on väike lisaülesanne, milles te peate võib-olla... Oleks lahe, kui te viitsiksite ise investeerida, sest meil sai budget otsa. Nomination! Mis on nomination? Teile mõlemale nominationi käevõrud, kus on juba esimesed plaadikesed ära täidetud ja teie ülesanne, kui te olete nõus investeerima, on nüüd osta üksteisele esimesed plaadikesed. See üks läks maksma sama palju kui kõik, mis meil ostati. Kui tore, aitäh! Ma olen Soomes üles kasvanud ja siis Soomes need olid nagu staatuse sümbol kunagi ja mul ei olnud ja ma leidsin kunagi maast nagu feigi, kus ei olnud nominationi logo ja siis mind kiusati, et mul on fake nomination ja nüüd mul on päris! Oh my god, me neilisime praegu. Aga see ei ole veel kõik. See ei ole veel kõik, vaadake, seal on veel midagi. Minul on kartulikoor, jah. Mul on ka koor, jah. Teie vahele võistluseks, kumb teist koorib enne ära 3 porgandit ja sööb need ka ära. Saab endale robot! Anna porgandit! Anna siia! Aga nii, Sydney ja Steven, teil on võistlus robottolmuimeja peale. Mis on üldse teie motiivid, miks te tahate seda võita? Sest et minul läks tolmuimeja katki ja mu kodu on tolmu täis. Kui kaua sa pole tolmu saanud imeda? Oi, seda ma ei ütle. Minul tolmuimejad katki ei läinud, aga mul tolmu pole nagu ikka imetud. Ma teeksin kõik, et seda robottolmuimejat endale saada. Reeglid on see, et koorite ära, ruttu tuleb kinnitus ja kohe hakata sööma. Jep, ja see, kes siis viimasena näitab, et suu on tühi, see on võitja. Tähelepanu. Valmis olla? Jaa! Okei, noh. Läks. Juba läks. Oh my god. Sydney Channel Your Inside. Vegan, jah. Valmis. Ja tundub puhas. Issand, kiiresti Nüüd läheb. hakkavad niimoodi nämmutama neid porgandeid vahele. Nii, sa võid Sydney pani hakata esimese porgandi suhu. Nii, Steven pani ka esimese porgandi suhu. Jooge peale ka, me ei taha, et keegi lämbuks. Selline strateegia joob ruttu palju vett peale ja teine porgand läheb. juurde. Ja me oleme refilli. Keegi tooge vett juurde. Ma toon ise. Okay. Steven, millest sa mõtled? Ma tean, et sa ei saa rääkida, aga sa võid näidata.
Nüüd läheb kolmas porgand. Stevenil läheb kolmas porgand. Sidil on väike tükk. Okei, Sidil on kõik suus. Sisemine jänku. Steven võtab väiksemaid tükke. Mina vaatan teile suhu. Kui te olete valmis, siis suu lahti ja keel välja. Oh my god. Ma tunnen teile nii kaasa praegu. Okei, Stevenil on tühi. Stevenil on tühi. Mul on nii kahjusust. On kõik korras või? Mul oli suu tühi ja siis enam ei olnud. Ja võitja on Steven! Ärge seda kodus järgi tehke. Kindlasti mitte. See robottolmuimeja on sinu oma. Aga lähme vaatame, kuidas kohtingud lähevad. No nii, 50 eurot tõi meid siia. Okei, Savi, lähme otsime nüüd küttepuud üles. Päris külm on. Ma ei ole kunagi käinud metsas mingit lõket tegemas. Kui on pime, külm ja talv, see on viimane asi, mida ma teha viitsin, aga teeme ära. Meil ei jää midagi muud üle. Nii, tee on seal. Mis asja? Hea, me kaame ära ka siia. No lähme siis. No jah, mida pekkina? Täna me sõidame saaniga. Sest ta oli paanika, aga ta nüüd puhkab. Me tulime täna mootorsaanidega sõitma. Kas sa oled varem sõitnud saaniga? Ei ole. Mitte kunagi või? Ei ole jah. Ja sina oled sõitnud saaniga väga? Ja ma olen ikka korralikult sõitnud. Ära siis naera mu üle. Ei, muidugi mitte. Selles me tulime ikkagi teidile, mitte naerma. Ma arvan, saad väga hästi hakkama. Mul on siin väga palju ägedaid kuponge, mille kasutamise üle ma olen väga elevil, kuid üks on selline, kus sa pead ära kraapima. Mulle näib, et see on üks vabastus koristamisest. Kuna siin pole öeldud, millisest koristamisest, siis on vist minu enda valida. Me reaalselt tegime 500 eurose kingi ja tegime kõik, mis seal oli 500 eest, ainult head. No väljardud see, et nad natuke lämbusid porgandis. See oli sinu töö, mitte minu töö. No see oli ikkagi meie mõlemad. Ei, see oli sinu otsus. Aga mina ei võta seda enda südame. Sina nõustusid sellega. Kindel, et me ära ei eksisin muidugi. No raudselt eksime. Õnneks sina on mäpp. Aga me oleme üle poolel tee, me oleme 60% kohal. Nii, kallid vaatajad, me hakkasime praegu Maiaga vaatama meie uut sarja Suitsi Netflixist ja siis mul tuli meelde, et mul on niisugune äge ümbrik, mille Sydney ja Steven mulle kinkisid ja üks on selline, et ma saan jalamassaži ja viskit. Juba kohe nii või? Nii. Peltar olemas, puud olemas, kas kirves on ka olemas? Kirves. Mina ei ole teinud puudaga talvel lõket, ma ei tea, kas see üldse läheb põlema külm puu. Me saame koordinaadid põlema panna. Paneme, jah. On siin üldse üks puu all? Aga võtame need mis allpoole rohkem. Ja mingid ja pisemaid ka. See on nii äge nagu. W Chris, W Artjom ja meil tuleb äge päev. Meil pigem tuleb äge päev ja tõesti W. Aga enne, kui Sydney ja Steven said saanidega teele asuda, andis instruktor neile väikese koolituse, et osalised ikkagi teaksid, mis masinad need üldse on, kuidas nendega sõita ohutult ning mis seadused neile kehtivad. Küll aga, kui instruktaaž oli tehtud, said osalised gaasile vajutada ja proovida kätt saaniga sõitmises. Reaalselt, nii awesome. Ma tegelikult üldse ei ole alkoholi põhimõtteliselt. Ja peamiselt ma ikkagi võtsin selle praegu jalamassaaži pärast. Kui hea on ikka elu, kui sul on kupongid. Mul on veel terve patakas. Tead, mis kupong mul on? 30-minutiline full body massaaž. On kirves kuskil. Normaalne. Üks vend teeb ärikõnesid, teine teeb lõket.
nii. See saanisõit on muidu päris huvitav teid selles mõttes, et lased oma kaaslasel nagu tagapool sõita, te ei saa suhelda oma vahel. Tegelikult oleks pidanud võib-olla ühe saaniga minema. Nagu Sydneyl on ka nagu vähem närvi sees ja saan mina vastutan ja näpud on küll ikka väga soojas, siin on nagu käte soojendus, aga Palun, härra. Suured tänud. Kuule, mis söö praegu? Praegu on jalgade aeg. Ma ei söögi, see on nagu massaažiõli. See tundus täpselt nagu mingi halva või mingi. Nii, aga anna mulle üks jalg. Aga pane käima ka. Vot see on mõnus. Vot see on mõnus. See on üks hea sõbrapäeva kingitus, ma ütlen teile. See on tõeliselt mõnus. Hirves, man. nii, Artjom, mul olid ärikõned olid ära vahepeal. Ma ei ole kuhugi edasi jõudnud. Ma ei usu, et me saame need latakad sellega põlema. Oota, sa tead noad, sa tehti teise sellega. Sa oskad sellega teha või? Sa pead teise sellega klopsima. Vaata, nii. Nii käib või? Oota. Oota, nii. Väga hästi. Tuleb. Easy. Nii, oled sa varem lõket teinud? Midagi olen, jah. Vaata, põhimõte on see, et paneme lihtsalt kõik hunnikusse ja paneb põlema. Nii ilus on, siin on igal pool nii ilus, lihtsalt ma ainult naeratan ja vaatame, kui tore, nii lahe. Ma enam ei karda ka, nüüd on hästi. Lähme. Nii ilus on see. Wow. Talve võlumaa. Vahva. Nii vahva. Teistele, kes teevad 5 euro ja 50 euro Mina ütleksin nendele vaestele praegu, et vaadake meid ja tehke järgi või makske kinni. Ma arvan, et Sydney ütles päris hästi, et nendele vaestele, et edu teile seal külmas ja meil on ka külm, aga meil on vähemalt lõbus. Ma võisin Mihkel tule siia. Nagu sa näed, siis ma ei ole voodist veel ennast püsti ajanud ühel väga kindel põhjusel. Mul on ka väga palju toredaid kuponge. Mida ma sooviks on üks hommikusöök voodis. Vau. See on päris armas tegelikult. Ma ei tea, üllata mind. Ta peaks panema ta niimoodi, et need oleks ümber, et need ülejäänud läheks ka põlema, vaata kõik, mis siin on. Kas meile piisab sellest? No vahet ei ole, proovime. Proovime, meil on üks võimalus. Kus meil need suurepärased tikud on? Tõmbame käima selle. Oota, mis tikud need on? Ma räägin sulle. Need on siuksed või? Ma räägin. Aga nendega läheb jumal lihtsalt. Läheb. Tegele ära ja siis ma olen valmis juba teisega. Kohe, kui läheb vaja. Kuule, võtab küll alla. Pane veel ühe või? Oota, selle natukene kerkima see tuli. Siin on isegi lootust, et midagi võib juhtuda. Mis ja Artjom tiksuvad metsas. Aga meie rikkurid sõidame saaniga. Nüüd saab sõita või? No urat! No nii, nüüd me teeme Maiale hommikusööki. Mul on mõnus korvitäis teed, mille ma panen hakkama enne teiste asjade tegemist. Paneme selle kõrvale. Järgmisena lükkame munad pannile. Ja senikaua, kuni pann soeneb, me saame teha ära valgusheigi. Tavaliselt lihtsalt lähebki sinna piim, natukene külmutatud banaani ja valgupulber. Mis sa teed? Mul oleks suits kõik silma teed. Varsti saame suppi teha. Oi jumal, ma ei taha. Heaks õnneks, ma tundub, et ühte ta küsib veel. Ta nagu anub seda ühte veel. Sa oled lihtsalt büromaan. Ma ei ole büromaan, kus ma kunagi panin metsa põlema. Mis asja? Ei midagi. Nii, võta ja õige. What up? Väga lahe on. Vahepeal pann on piisavalt soojaks läinud, seega lisame natuke õli. Kuna täna on ikkagi eriline päev, siis joome smuutit ilusast kokteiliklaasist.
valgusmuuti on valmis. Nojah, võtame selle poti välja siis. Davai. Teeme selle suppi ära ja... Ei, kuule, me saime hakkama, me peame high five lööma. Õige. Oota, aga paneme enne supi sisse ja siis paneme veits vett peale või? Kui sa nii ükled. See on väga vahva lusikesi. No nii, mis sa mõtled? Mina või? Jah. Ma ei tea. Ei mõtlegi midagi. Ei mõtlegi väga. Nii, 1, 2, 3, aitab. Nii. Vett peale, palju ma vett panen? Paneme vähe, et nagu... Jaa, aitab, ma arvan. Kas üldse piisavalt kuumus tuleb? Aga me ei tahtnudki sooja suppi tegelikult. Ega vist ei tule. Ega vist. ja rahvast, me oleme tagasi. Paneme edasi. Siin tuleb Sydney ja Steveni mootorsaani laul. Me oleme Steveniga kõrvemaa, metsamatkarada teeme kõik mootorsaani sõidud ära teeme teie eest. Ma tahaksin natukene süüa, sest mul on kõht päris tühi. No nii, toit ongi valmis, nii et lähme viime selle maiale ja vaatame, kuidas ta rahule jääb. Kuule, põdiseb ju. Supp põriseb juba. Kindel, et see supp on või? Ma ei tea. Midagi põriseb igastahes. Kuule, ma arvan, on valmis, jah? Jah, ma arvan hakkama sööma. No nii, kuidas sulle meie supp meeldib? No ütleme nii, et kui me suppi tegime, siis produktsioonitiimi liiga ajas meil pool suppi ümber. Aga ega ma väga selle supi fänn ei ole ka, nii et tegi võib-olla karuteenet. Davai, esimene emotsioon. Metsasupp, herne supp. Eks oli soe. Päriselt ongi soe või? Aga see ei ole paha. On küll. Saad aru, siis kui me diivani ja selle üllatuse saime, see tundus üks kõige rõvedam asi, mida üldse tulla tänase päeva tegema. Aga siis, kui me juba siin oleme, siis tegelikult on siiani päris vahva. Jah. Ma pigem mängiks CS-i, aga... Sa oled ilmselt noorkotka laagrites lihtsalt ma olen liiga palju olen sükes olukordades ja no väga meeldiv ei ole, aga... Saime sõidatud, jah? Jaa. Saime küll ja väga lahe oli. Ja ma ütleks, et Sydney oli jumala proff sõita tegelikult, et kui algust tuli mingi kartusega sisse, siis tegelikult oli jumala ralli asju. Ainus asi oli see, et me oleme nagu siin suured sõbrad ja sõbrapäev ja kõik, aga sa kihutasid kogu aeg eest ära. Ja vahepeal vaatas taha ja siis oli ka siuke mingi, Sydney on nii aeglane. Ei, ma vaatasin taha, et kas teil on kõik hästi ikka. Ma ootasin ka. Ja siis sa vaatad, ei näe. No tulin jah kaugelt ja tasa sõuad, kaugele jõuad. Võib-olla te siin ei olnud ühe saani peal, siis varsti te olete massaaži küll koos. Ma ei tea, mis see Millennials teile võttis paari massaaži. Aga ma seda massaaži ootan küll. Ja mina siin kaameramehena küll tulin kaasa, mõtlesin, et ma ainult filmin, aga see msm.ee vist. Nad olid nii toredad, see tüüp oli nagu räigelt tore, ta aitas meil kõike drooni lennutada, ta ütles, tavai teen pausid. Kui te tahate ka tulla saaniga sõitma, siis 100%, see on väga äge koht. Aga teie minge juba edasi massaaži, ma olen autosse. Lähme massaaži, jah. Hakkame mudima. Nii musikene. Siin on kõigepealt sulle hommikused. 2 muna ja tortilla, sest et meil leiba ei olnud. Siin on sulle imehea tee, aga see pole veel kõik. Wow, lisaks sellele kõigele ma saan veel midagi või? Sest et lisaks kõigele sellele sa saad tõepoolest ühe imelise valgusmuuti. Wow, see päästab kõik reaalselt. See on nii äge, see on nagu väga äge. Aitäh, kallis. Kuidas sulle siis maitseb? Aga aitäh sulle, kallis. Kuidagi see, et ma voodisse söön, see on nii, teeb kuidagi väga toredaks selle. Natukene lae seda magusat, mina ootan. No see näeb ülihea välja. Nii. 50 euro kingist, see on, ma arvan, mul lemmikasina.
Oh my god. Tunnen ennast nagu teine inimene. God damn. Aga ma ei taha siit ära tulla isegi. Palun Millennials. Ühe korra veel järgmine aasta. Me läheme kõik koos sinna massaaži nagu reaalselt. See on nii hea. Terviseks. Terviseks. Head sõbrade päeva. Jälle mitte sõbrade päeva. Teeme uuesti. Head sõbrade. Oh my god. Head sõbrapäeva. Head sõbrapäeva, Steven. No nii, me oleme jõudnud siia Raekoja platsile ja mul on üks kupong, mida ma siin ekstreemselt rahvarohkes kohas väga tahaks kasutada. One Public Love Declaration ehk siis üks avalik armastusavaldus, mis on vali ja selge. Kuidas tunned ennast? Ma tunnen ennast hästi, sest et siin ekstreemselt rahvarohkes kohas ei ole põhimõtteliselt ühtegi inimest. Mis sa sellele mõtled, et sa ei taha kellelegi öelda? Ei, see on lihtsalt nii kurb, et ma siin pean seda tegema. Ma ikkagi tahaks kuskil mingi 10 000 miljoni inimese eest seda öelda, aga... Viimane asi, kummikombid. Ja see oli mingi vorst ka mees. Vorst tee lahti. Brada, need nätsud. I'm not gonna lie. Need on ühed õhutsad nätsud. Ma väikse ma olen söönud, need on need kõige need... Ma olen 5 sendi nätsud või? See on üks... Võibolla mingi teine, aga mäletan, ma poes müüdi nüüd. Mida? Mis see spicy või? Ammusta teiselt poolt, see on rüve. See vajab oma... What the hell? Vot see on spicy. See on hella spicy. 0-10. Mis asjad need on? Ma ei tea. Juicy candy. Sushi-mushi. On päris hea. See aitas olukorda. No nii, viimane komm. See on väga kõva. Issa, mis see kõva on? See peaks olema intensely chewy candy. Kuidas see chewy on? See on manga ja. See on hea. See on hea. Peaks olla vähem kõva, siis oleks parem. Aga maitse on hea. Stivukas paasse. Me leidsime nüüd massaaži duši. Vabandage kõik, see on parim naine seal. Ta on kõige tublim, kõige targem ja mul on nii hea meel, et ta mul olemas on, sest et ükskõik, mis me elus teeme, me saame koos raskustest läbi. Seega hurraa, Maia-Liis! Kõik koos! Hurraa, Maia-Liis! Kõik koos, rahvas! Hurraa, Maia-Liis! Mine jooks üks tiiri peale selle puuga. Ei, see ei ole kirjas. See ei ole kirjas, minu jooks ise. Aitäh, Sydney ja Steven, selle armsa sõbrapäeva kingituse eest. Ma tunnen, et mu naine nüüd palju rohkem avalikult väärtustatud. Kuigi see võib tunduda mingi loll asile, sest tegelikult see oli väga tore. Väga nõnnu. Ma ütleks, et kokkuvõttes on ju. Ega väga ei viitsinud siia tulla. Aga tegelikult mul oli väga lahe bro-bonding sinuga. Ei, sama. Väga ei viitsinud tulla. Aga kui me veel siin oleme, siis võtame maksimumi, ütleme nii palju. Ja oli lõbus. Me olime koos siin ja mitte üksinda saime teha natukene pulli. Ja tegelikult kui me päriselt võtaks selle aja ja tulekski mingi 4 tunniks metsa, praegu me tulime pooleks tunniks, siis tegelikult see võib olla päris fun. Ja mitte talvel. Mitte talvel, aga lihtsalt võib-olla soojemalt riides, see võib olla rohkem not prepared. Ja see on täitsa teemana. Ikkagi 50 € saab väga laheda sõbrapäeva elamuse pakkuda üksteisele. Mis sa indeks paned siis? Ma panen siukse solid 8 ilma pärast. Mina panen, ma olen soliidne 4. Nii madal, aga sa oled seda vist elus väga palju teinud. Ma räägin, kui oleks nagu suvi, soe, ma hea meelega lähen õue kämpima. Aga praegust, ma pigem kui sõbrapäeva, ma teeks midagi muud suva koos. Me oleme nii värsked ja fresh. Käisime saunas just, me ujusime, tegime vee all võistlust ja Sydney võitis. Saunad on külmad, vesi on ka. Me
Lihtsalt kuhu te saatsite meid? Need ei ole ühegi Soome väärtusega, ei lähe need saunad kokku. Järgmisena ma tahaks kas Swissi või siis kuhugi Hiltonisse hea meelega. Ja teadke meelde. Okei, tšau! aga ma arvan, et siinkohal me tõmbame otsad kokku, me vaikselt kasutame oma kuponge edasi ja ilusat sõbrapäeva, veetke aega oma lähedastega. Ja pidage meeles, et ägedad elamused ei pea tulema väga suure rahasumma pealt. Tuleb ainult natukene panna oma aju sinna ja natukene pingutada. Ilusat sõbrapäeva, hoidke oma lähedasi ning näeme juba järgmises videos. Või Rocca al Mares tegelikult. Võib-olla Rocca al Mares. Tšau!